tere! Täna tahan sinuga jagada ühte mõtet jälle. Ja mõte on siis selline, et kui palju sina teed iga päev selleks, et olla õnnelikum, selleks, et elada sellist elu, nagu sa soovid, ja selleks, et olla sellises vormis, nagu sa soovid, selleks, et olla nii õnnelik, kui sa soovid. Kui palju sa selleks iga päev teed ja kas sa mõtled sellele teadlikult? Hästi palju tehakse seda harjutust, et kui sa oled 80-aastane, siis mõtle. Kujuta ette, et sa oled 80-aastane ja siis sul on sünnipäev. Või kui sa soovid, siis 70-aastane ja sul on sünnipäev. Ja mõtle, kus kohas sa seda sünnipäeva pead. Kus on sinu kodu? Kes on sinu ümber? Kellega koos sa oled? Mis need inimesed räägivad sinu kohta? Mida nad ütlevad? Mis sul on sul auto või on sul jalgratas, on sul mitu autot või on sul hoopis lennuk, siis kas sa oled soojal maal või oled vastupidi hoopis lumehanges oma sünnipäeva pidamas. Ja kõik, milline on sinu sotsiaalne elu ja mõtle sellele, et kes sa tahad olla, et loo oma minapilti, loo oma pilti iga päev ja mõtle välja, kuidas sa tahad ennast tunda, kui terve sa oled, kui rõõmus sa oled, kui õnnelik sa oled. See loomine on kõik sinu enda kätes ja ma arvan, et me oleme kõik suured elukunstnikud ja seda iga hetk. Küll aga võiks iga päev nagu teadlikult mõtelda, et aga mida ma täna siis olen teinud selleks. Ja väga hea on üles kirjutada endale oma kõik erinevad eluvaldkonnad, kuhu sa tahad oma elus siis jõuda ja mida sa tahad tunda ja sa ei pea seda tegema just nii väga ametlikult või kuidas ma ütlen, on võimalik nagu mitut moodi sellele läheneda. Sa võid kirjutada kõike seda läbi tunnete, et ma sõidan oma autos, mis on selline, ma tunnen ennast nii, mul on kõik hästi, trallala. Sa võid kirjutada kõik need erinevad eluvaldkonnad läbi ka läbi tunnete ja selgitada, mis siis toimub, kuidas asjad on ja nii edasi. Ja iga päev võiksid siis vaadata, et mida ma täna olen siis enda jaoks teinud. Mina näiteks täna olen käinud ära vähemalt 12 000 sammu ja seda siis hommikul rannas. Ujumas ma täna ei käinud, küll aga tegin harjutusi ja trenni. Siis mida ma veel enda jaoks olen teinud, ma olen võtnud hetked hingamisharjutuseks ja olen võtnud hetked, et lihtsalt istuda siin oma imelises istumise kiigus ja vaadata, siin selja taga on roosad õitega puud ja mägi ja olen võtnud aega iseendaga tegelemiseks. Ja see on nagu ka üks väga-väga oluline asi. Nii et mõtle sellele, et millist elu sa lood endale ja kuidas sa iga päev teed natukene selleks, et see elu, mida sa endale lood, reaalsena toimima hakkaks. Sest ise oleme need ilutegijad ja mitte kedagi süüdistada pole, kui me ei ela seda elu, mis me ei taha. Ja alati on võimalik ju uuesti otsustada, alati on võimalik luua uus elu ja leida inimesed, kes seda toetavad ja leida mõtteid, mis neid toetavad, leida erinevaid koolitusi, mis neid toetavad, leida erinevaid raamatuid ja artikleid. Nii et loome endale ilus elu, mõtleme, milline see olla võiks ja iga päev teeme mõned sammukesed, et olla tervem, õnnelikum, rõõmsam. Tšau! Ilusat ja rõõmust õhtut, hommikut, päeva, mil iganes sa seda videod vaatad. Nii ilusasti linnud laulavad, kas pole? Leia aega enda jaoks ja loo endale imeline elu.